U15 meeskonna esimene ülesanne hooaja alguses oli kindlasti püsida esimese kolme võistkonna konkurentsis. Oodata oli mõningate mängijate liitumist U15 võistkonnaga ja nende sisseelamise aeg tekitas esialgu küsimusi, kas me oleme võimelised pakkuma head keskkonda ja sobivaid, kas need mängijad ka sobivad meile, et siin koha peal on hea meel teada, et mängijad, kes meile siis hooaja vahel või eelmise hooaja lõpuks ka tulid, et on leidnud endale hea ja kindla koha ja meeskond on nende tulekust alates mänginud aina paremini. Kurvastuseks pean tõdema seda, et kahjuks ka Aleksander Truss, kes tegi hooaja alguses suurepärase stardi ja lõi palju väravaid, siis langes meil Maardu mänguga rivist välja ja nüüd alles hooaja lõpus on tegelikult liitunud meeskonna treeningutega. Sellest kaotusest hoolimata suutsime me hoida seda võidukurssi ja leidsime ka ühel hetkel madalseisust väljatulekuks õiged töövahendid. Teine võib-olla selline kaotus, mis on pikaajaline, on Hugo Kalaus. Ennem varasemalt mängis ta siis Levadias, et nüüd on oodata selle hooaja lõppu või järgmise hooaja ettevalmistusperioodil uuesti liitumist, et ka tema tulek meeskond on mul meeskonna jaoks tähtis, aga hetkeseisuga pean tõdema, et teda kahjuks võistkonnas ei ole hetkel. Nüüd, kuidas me siis mängisime? Kindlasti olime me hooaja vältel kõikides mängudes ja jätkuvalt ikkagi palliga domineerima võistkond. Me hoidsime palli ja püüdsime vähemalt mängida lühikest söötu ja hoida rohkem palliga survet vastase värava peal. Sellised mängud toovad ka teinekord kaotused, nii et me peame tunnistama seda, et hooaja lõppedes me küll võitsime turniiri, aga me ei suutnud kordagi võita Maardu võistkonda. Maardu linnameeskond jäi meil alistamata. Ja teiste võistkondadega me suutsime mängida algusest lõpuni turniiri vältel, nii et me olime kas võrdsed või natuke paremad ja saavutasime sellega siis ka 18 mängu jooksul 15 võitu ja 1 viigi ja 2 kaotust Maardule. Et selle tulemusega me saame kindlasti väga rahule jääda. Mul on Kalevi klubi üle väga hea meel, et me oleme selgelt Eesti noorte tipp ja sellega siis vaatame ka järgmisesse aastasse eesmärgiga püsida 3 parima hulgas. Ettevalmistushooaeg, mis meil saab olema loodetavalt mitmekesine. Meil on olemas treeningtingimused loodud klubi poolt, nii seda siis sisehalli kui ka üldfüüsilise treeneri toel. Ja peamised ülesanded jäävad siis meeskonnal keskenduda sellele, et kool oleks korras ja trennis saaks käidud. Ja lisaks kindlasti hoiame seda joont, et me 6 korra vähemalt osaleme mõnel väga tugeval turniiril. Selle hooaja jooksul U15 võistkonna silmapaistvamad ja emotsionaalsemad mängud jäävad sügisringi. Kindlasti oli Tartu Tammekale külaskäik nende uuel Sepa staadionil üks väga põnev võitlus. Ja sellel hetkel ka meie ja Tartu Tammeka omasime suhteliselt sarnaseid võimalusi, et tabeli liidriks tõusta. Et Tartu Tammeka kindlasti on saanud selle Sepa staadioniga midagi juurde, mida neil võib-olla ennem ei olnud. Ja selle lahingu 3-0 võidu puhul
saab siinkohal peal ära mainida nende meeskonna väga head võitlusvaimu. See üllatas ka meid ja see võit sugugi ei tulnud kergelt. Et tagasi tulles juba Tartus, siis meeskond esimest korda tunnetas seda, et me oleme kullaheitluses juba väga palju lähemal kui varasemalt. Teine emotsionaalne võit ja tabeli lõpuks 3. Tabasalu jalgpalliklubi üle saavutasime nende juures, nende koduväljakul Muru peal, kus oli kokku tulnud väga suur hulk noorte jalgpalli mõistes, väga suur hulk pealtvaatajaid. Me olime väga edukad realiseerimas oma võimalusi, et sellist võitu ei saa nagu pidada loogiliseks, aga nii see läks, et me saavutasime 6-1 võidu võistkonna üle, kellega me tavaliselt on need mängud ikkagi jäänud 1-2, 3-2 vahemikku. Ja siit kolmas emotsionaalne mäng oli vahest siis nüüd hooaja viimane mäng Narva Transiga. Poistel oli teada, et viimane mäng võib kujuneda teise vooru mängu tulemustest johtuvalt ka meie jaoks selliseks saatuslikuks, et me kaotuse korral võib-olla satume olukorda, kus me kaotame ka oma kuldmedali, millesse me nüüd uskusime, aga milles me nüüd 100% kindlad ei saanud olla. Ja tänu kõige nooremale Martin Vetkerile, kes suutis mängu 60 minutil pöörata meie kasuks ja lõpuks Rocco vormistatud 10 minutit hiljem värav tõi meile juba kindla teadmise, et me oleme suutnud Eesti meistrivõistlused võita.